Tere tulemast kuulama taas Karmeli koguduse podcasti Tahan öelda sulle, kus me räägime Karmeli inimestega nende eludest ja sellest, kuidas Jumal nende elusid juhtinud on. Minuga on saates täna kaks toredat ja armsat naist, Mirjam ja Maria. Tere tulemast! Tere! Tere! Nii tore, et olete täna leidnud aega siia tulla minuga vestlema. Ja selleks, et võib-olla natukene tutvuda, ma kõigepealt küsiks, et rääkige natukene iseendast ja kuidas üldse teie täna Jumalani jõudnud olete? Võib-olla, Maria, sa tahad avada, milline sinu see armas lookene võiks olla? See iseendast rääkimine on alati lemmikteema. Aga minu lookene Jumalaga siis sai alguse lapsepõlves. Lähen otse teema juurde siis. Ja minu lugu sai hästi huvitavalt alguse sellepärast, et ma tegelikult olen täiesti mittekristlikust perekonnast pärit. Ja meil ei olnud kombeks käia kirikus isegi mitte minu arust jõulude ajal. Ma ei mäleta sellist hetke. Aga mingi kooli minnes siis 90ndate keskel oli hästi populaarne pühapäevakool ja siis kõik rääkisid sellest, kuidas lapsed peaksid ikkagi käima seal ja moraali ja eetikaõpet saama ja ühesõnaga see oli hästi populaarne 90ndate keskel. Ja siis minu ema arvas, et kuna mul olid kõik mängukaaslased poisid, siis ma vajan ka hirmsasti eetika ja moraali õpet. Nii et ta otsustas, et ma pean jõudma kirikusse. Ja siis ta otsiski välja ja siis me läksime minu arust, ma mäletan sellist seega, et me läksime üks hetk Kolmaina kiriku ukse taha ja see oli kinni ja me ei saanud minna sinna pühapäevakooli, sest uksed olid kinni. Ja siis mingil hetkel me saime teada, et mu klassiõde käib Karmeli koguduses ja kuidagi läks niimoodi, et ma sain selle klassiaega siis kaasa tulla ühel pühapäeval ja pärast seda ma hakkasingi käima. Ja ma arvan, mu ema mitte kunagi ei näinud seda ette, mis edasi saab, et siia ma jäingi ja mingil teismeea perioodil emale see väga ei sobinud, et ma põhimõtteliselt elasingi kirikus ja kogu mu elu koosnes ja oli läbi põimitud kirikust, aga ta ise tahtis seda alguses, nii et ma vahel tuletan meelde, et sa ise viisid mu kirikusse, aga nüüd nad on juba palju sõbralikumad ja selle usu teema suhtes, et nad käivad jõuluajal kirikus ja mu isa samuti vaatab muideks kõiki teenistusi, pühapäevateenistusi. Vahel ta teab rohkem pühapäevastest teenistustest kui mina, siis me naerame selle üle, et tegelikult on nagu äge, kuidas see teekond on läinud, aga Jumala kasuks otsuse, ma arvan, ma tegingi mõnes lastelaagris, et see oli nii ammu ja see kuidagi oli siuke teekond minu jaoks, et mul ei olnud sellist, et nüüd ma tegin aga ma arvan, et iga lastelaagri me tegime neid päästepalveid. Igaks juhuks ära, et olla kindel. Et siukene oli. See on väga äge, nagu nii noorelt selline kuidagi tõdemus tuleb sinuni ja tõesti nagu tunned seda oma südames, ja neid palveid võib alati ju teha selles mõttes, mida rohkem seda uhkem on ja tõesti, et väga äge, aitäh sulle, et sa jagasid. Ja Mirjam, kuidas sul, kas sa mäletad sellist päris algusteekonda, et kust? Ma alustaksin kohe päris algusest, kui minu isa ja ema kokku said. Nad olid usklikud inimesed ja juba küllalt eakad inimesed, kui nad lõpuks abielusid peale sõda, sest mina olen 50. aastal sündinud, et ma olen juba nii vana inimene. Ja siis oligi niimoodi, et kui ema jäi mind ootama ja läks siis arsti juurde, arst ütles talle, et no poja sa sünnitad. Ja siis, kui lõpuks siis mina sündisin, no see oli sellel ajal, et muidugi isad ei saanud haiglasse absoluutselt. Ja sündiski tüdruk, isa helistab haiglasse, küsib, et kuidas on ja kes sündis. Teile sündis tütar, palju õnne. Isa oli nii kohkunud, sest nemad ootasid poega ja neil oli juba nimi valmis, et kindlasti tuleb panna nimeks Aaron. No nagu piiblis on kirjutatud Aaron. Siis oli isa pabinas, et nüüd sündis tütar, nime ei ole, tema ruttu piiblist lappab Aaroni õde, Moosese õde Mirjam ja nii mina sain oma nime. Et selles suhtes, et nagu algusest peale hakkas. Et ma olen sündinud ja kasvanud tõesti usklike vanemate lapsena, mul on õde ka ja me elasime alguses Karjalas, ma olen muide soomlane.
nii et isa, ema ja mina ja õde, et kindlasti kõik minu esivanemad on soomlased olnud. Elasime seal Karjalas ja seal oli nagu Venemaa ikka, eks sellel ajal oli suurt tagakiusu. Isegi mina kogesin seda koolis, kui ma läksin siis esimesse klassi, mul oli väga selline ideeline esimese klassi õpetaja. Tema oli kunagi oligi olnud enne meie seda esimest klassi, ta oli olnud siis pioneerijuht. Ja siis ta mõtles, et kui ta sai nüüd endale klassi õpilasi ja tema nüüd kasvatab meist kõikidest ikka sellised, kõigepealt muidugi 100% kõik peavad minema selleks oktoobrilapseks, edasi pioneerid ja nii edasi, tal tuleb kohe selline eeskujulik klass ja mõtle, tema klassis, meil oli suur klass tegelikult, kuskil 40 õpilast, tema klassis oli 3 usklike vanemate lapsi ja need äkki ei astugi sinna sellesse oktoobrilapseks. Võib-olla ma räägin nüüd liiga pikalt. Ei ole. No lihtsalt see tuli mulle niimoodi meelde. Nii et see minu õpetaja kuidagi kiusas taga, et kuigi mina ütlesin, et ma ei taha oktoobrilapseks hakata, aga tema vägisi pani mind ikka selleks oktoobrilapseks ja sellel ajal ei olnud neid oktoobrilapse neid tähekesi, vaid ta oli ise lihtsalt või keegi lõikas välja sellised punased, milles Kalevist või sellised oktoobrilapse märgid ja ta õmbles mulle selle siis kleedi külge, tegelikult põlle külge õmbles selle oktoobrilapse märgi. Mina tulen koju koos selle oktoobrilapse märgiga, ema arutas selle ülesse. Et sina ei astu sinna oktoobrilapseks, et mina ei taha seda. Lähen mina järgmisel päeval kooli, õpetaja ei lase mind klassi, miks mul seda märki ei ole. Ja saatis mind koju, mina läksin tönna koju nutuga ja siis tulin emaga koos kooli ja siis ta saatis sinna direktori juurde ja direktor tegelikult võttis ikka mind õppima. Aga mul oli sellega oli hästi suur probleem, et miks meie 3 seda usklike vanemate last, see õpetaja kuidagi suutnud seda seedida, et mingisugune teine põhimõte on ja teine tähendab kasvatuslaad ja ta ütleski nendele vanematele teistele ka, et kui te tahate kasvatada selliseid lapsi, võtke endale siis üks eraõpetaja, et tema ei hakka õpetama. See aeg läks üle, see oktoobrilapse aeg ja kuidagi rahunes see kõik maha, aga mul muidugi, eks ma oma südames, ma kartsin ikka seda kooli küll ja seda õpetajat ka kartsin. Aga ikkagi ma õppisin seal ja siis tuli juba 3. klass ja siis tuli ju see aeg, et tuli siis pioneeriks astuda. Aga ema süda seda kuidagi ei seedinud ja siis ta ütles minu isale, et kuule, mine sina Eestisse, meil olid Eestis olid sugulased, isal oli onu, et mine Eestisse, et otsi meile seal koht, et kolime siit Karjalast minema, et Eestis on ikka ehk parem elada, ei ole sellist probleemi. Isa veel ütles emale niimoodi, mis sa arvad, et kas Eesti kurat on parem kui Vene kurat. Ema arvas, et vist ikka on parem. Ja tõesti, me kolisime kevadel siis Tartumaale elama ja seal ma läksin siis sügisel kooli ja meil ei olnud mingit probleemi absoluutselt, et ma ei olnud pioneer ja ega ma pole komsomolis ka olnud. Nii et mina kasvasin selles, ütleme peaaegu mulli sees, aga ikkagi maailm oli ja ma teadsin kõik, mis toimub ja et usklikke kiusatakse taga ja eriti veel sellepärast, et vene koolides kiusati, mina läksin ju vene kooli, ma õppisin esimesed 3 klassi, õppisin vene koolis, aga siis kui me sinna Tartumaale elama kolisime Kaimi külla, seal ma läksin Eesti kooli 4. klassi, minu õde läks 2. klassi Eesti kooli ja natukene oli alguses raske, aga pärast ei olnud enam midagi, aga tänu sellele, et ma kunagi õppisin vene keelt, et huvitav, et Jumal mõtleb või kavandab seda inimese eluteed, et ma pärast tagantjärgi seda vaatan, et ma õppisin 3 aastat vene koolis ja siis pärast, kui ma õppisin kõrgkooli, siis ma pidin Kaunases õppima 3 aastat vene keeles, nii et ma ütlen alati, et mul on nüüd algkool ja kõrgkool on vene keeles lõpetatud, seda keelt oli lihtsalt vaja, nüüd ma olen muidugi palju unustanud sellest. Et jah, et me sealt Karjalast kolisime sinna Tartumaale, aga tegelikult meie soov oli kolida kogu aeg Rakveresse, sest Rakveres olid ju
Arpa Tarderi ajal oli siin ju Soome töö, ta hakkas ju Soome tööd siin tegema ja siin oli eriti suured, olid siis 4 pühakoosolekud, kus siin peeti 3 päeva koosolekuid, laupäev, pühapäev ja esmaspäev ja siia sõitsid kokku üle Venemaa, kust aga siis soomlased said ja muidugi isa, ema olid ka siin käinud 4 püha nendel koosolekutel, isegi mina ükskord isaga käisin ka siin. Nii et see oli nagu selline soov, et kindlasti Rakveresse tuleb kolida. No, siis kui siin oli võimalus osta pool maja ja siis me saime siia Rakveresse kolida ja siis ma hakkasin käima siin Rakvere Karmeli koguduses. Siis oli aasta 1963. Et sellest ajast siis. Aga ma uskusin ja muidugi see oli nagu ma teadsin, et see on lapse usk, et minu ellu peab tulema ka üks pööre, et ma saan nagu ise ka otsustada, et ma tean, et ma olen ennast Jumalale pühendanud, et ma olen valinud selle elutee. Mitte ainult, et isa, ema ja kõik teised ka on käinud ja et see ei ole nagu päris, ma teadsin seda ja muidugi sellest räägiti enne vanasti palju rohkem kui nüüd, et kuidas inimene peab otsustama ja saama päästetud, et see on väga-väga tähtis, eriti kui sellel ajal oli ikka nagu raske elada, ütleme, väliselt. Ja siis oli Rakvere Karmeli koguduse 70. sünnipäev, 70. aastapäev. Ja see oli aasta 1964, 13. detsember, ma mäletan seda kuupäeva ka. Siis meil oli siis aastapäeva koosolek, väga palju külalisi oli ja sellel ajal peeti ikka seda aastapäeva hästi suurelt. Ja oli 2 koosolekut, oli siis hommikune koosolek ja siis vahepeal oli armastuse söömaaeg, siis kõik söödeti ja joodeti ja siis kell 5 õhtul siis oli jälle koosolek. Ja siis 2 selle koosoleku vahepeal mul oli seal sõbrannasid ka ühe oma sõbrannaga meie seal koguduses ikka liikusime, juhtusime parajasti kantseleisse, kui Arpa Tarderi abikaasa tädi Veronika, nagu ma ütlesin, tuli meie juurde ja küsis minu käest, et kuule, kas sina ei tahaks täna oma elu Jumalale anda? Ma olen mõelnud mitte midagi ja ütlesin, jah, tahan küll. Ja Lilja ütles samad sõnad. Ja siis ta ütles, et läheme üles nende korterisse, vanas palvealasas oli seal üleval, oli siis pastori korter, läksime sinna üles pastori korterisse, sinna tuli siis teisi, veel külalisi vendi ja läksime siis sinna väiksesse tuppa ja seal ma siis olin seal põlvili ja ma nii hirmsasti nutsin, ma ei tea, mis minuga nagu oli, et ma mõtlen seda, et ma olin 13-aastane, et ikkagi peaaegu veel laps, et mis mul nii hirmsat pattu oli, aga kuidagi minu süda nii puudutas, et mul pisarad voolasid ja mul endal oli nii häbi, et mul ei olnud taskurätti ka kaasas, eks ole. Tädi Veronika tõi mulle taskurätti ja seal ma siis nutsin ja ahastasin ja siis lõpuks tegin suu lahti ja lihtsalt palusin, et kallis Jeesus, anna mulle mu patud andeks ja võta mind oma lapseks ja oligi kõik, ega see palve ei olnud sugugi suur. Ja siis üks siis vend, onu Johannes, ma teda mäletan, Togi Johannes, tema ütles, et ütle nüüd tänu kah, et sa oled nüüd Jumala lapseks saanud. Kuidagi ma ei leidnud neid sõnu, siis tema ütles selle tänupalve ette ja kui ma need tänupalve sõnad ütlesin, siis sellel silmapilgul ma sain nagu mingisuguse sisemise kinnituse, vaat nüüd ma olen Jumala laps. Nüüd ma olen Jumala laps. No tuli see Jumala lapse tunnistus. No kuidas kellelgi elus, eks olen tulnud mõni pikkamööda, aga ma ütlen niimoodi, et minul oli see nagu jarsku. Et ma teadsin kohe, et ma võin nüüd ka öelda, et 13. detsember, 4:30, et mina sain Jumala lapseks. Et see oli siis. Muidugi elu läks edasi ja tulid koolid ja muud ka, aga ma võin nagu selle peale toetuda. Muidugi tulevad igasugused sellised kahtlused tulevad nagu ikka, eks ole, et kas nüüd oled või ei ole, siis mul nagu ma võin toetuda selle peale, et sellel silmapilgul ma sain Jumala lapseks. Ja veel seda ütlen, et mind täitis selline eriline armastus, kui me sealt ülevalt alla tulime, sealt mööda trepist alla siis, ja tuli üks kogudusõde tuli vastu seal selle ukse peal, tal oli kasukas seljas ja ma kallistasin teda ja ütlesin, et sa oled nagu karu.
no ma ei tea, mul oli selline tunne, et armastust on nii palju, et ma pean kuidagi seda jagama. Aga siis ma lõpetasin keskkooli ja edasi ma õppisin, siis läksin tippi õppima ja siis mind ristiti alles. Vaata, sellel ajal oli niimoodi, et kui sa said tegelikult ametlikult sai ristida 18-aastased, aga ma sain usklikuks, eks ma olin 13, aga ma varsti sain ka 14. Ja siis, kui ma lõpetasin keskkooli 69. aastal ja siis vahepeal, no siis oligi suvine aeg, eks ole, et ma käisin sisseastumiseksamitel, käisin tipis küll, aga siis oligi nii, et ma käisin ristimisel ühel neljapäevasel päeval, meid oli seal rohkem, oli Heinso Elle oli üks, aga ma ei mäleta, keda veel siis ristiti, tema oli üks. Ja siis meid sellel õhtul siis ristiti ja ma tean, et siis sellel samal päeval tuli siis mulle teade sealt tipikoolist, et ma olen sisse saanud õppima tippi. Ja ka see, mul oli selline eriala nagu õmblustoodete tehnoloogia. Ja see oligi niimoodi, et alguses oli 2 kursust, oli siis tipis, õppisime need nagu üldained kõik, nagu insenerid ikka. Ja siis 3. kursusel siis suunati meid Kaunasesse ja siis tuli õppida vene keeles. Nii et diplomiprojekt tuli vene keeles. Tuli sulle jälle vene keel kasuks. Tuli nagu kasuks. Väga tore. Ja sedasi, et ja ka Kaunases elasime põhiliselt muidugi, meid oli nagu seal ühiselamus, oli 3 kursust oli siis nagu Eestist oli sinna. Meil oli nagu omaette selline elamine, nagu, kuidas öelda, ega me nende leedukatega eriti ei suhelnud, tähendab, et nad selliseid sõprusi, mõned sõprused tekkisid, üks abielupaar tekkis meil ka, aga muidu, et põhiliselt seal nagu omaette olime seal ja koolis käisime ja siis jälle, kui vaba aeg oli, siis jälle Eestisse tulime. Et võrdlemisi tihti ikka ma käisin ikka kodus ja siin oma koguduses ja et nagu see kogudus oli mul ikka kõige tähtsam, et ma elasin tegelikult Karmelis. See on nii äge. Tegelikult mõlemal on see lugu, et Karmel on ikkagi see ühte toetav jõud. Aga kui rääkida, kui me võtame seda, et meil on jõulukuu ja selline sükene väga selline särav ja selline tore kuu, et tihti jõuludega kaasas käib väga selline tugev traditsioonitunnetus. Et võib-olla ma küsikski teie käest, et mida tähendab üldse see teie jaoks sõna traditsioon või kuidas see resoneerub teie eluga, et Maria, kas sa tahaksid jagada võib-olla, et sul tuleb äkki mõni selline tore lugu, et võt, see tähendab minu jaoks traditsiooni, et näiteks lapsepõlvest või ka praegusest hetkest tegelikult? Ja, mulle väga meeldivad traditsioonid. Ma olen küll väga siukene uuendusmeelne ka, aga ma arvan, et perekonnas üldse või nagu koguduses ja perekonnas ja siukes kogukonnas on tegelikult traditsioon on üks selliseid asju, mis tekitab inimestest turvatunnet ja seda, ja mälestusi, et tihtipeale siukene tavapärane elu ei jää meile nii lihtsalt meelde. Aga kui me põimime sinna sisse mingi traditsiooni, mida me korduvalt teeme või siis mingid erilisi hetki loome, siis need on need, mis tegelikult lõpuks nagu meile, mina näiteks ei mäletaks ühtki inimest, kes meil kuskil trepi peal vastu tuli või nimesid, et ma olen hästi halva pikaajalise mäluga, aga ma tean, et kui me midagi kordame, nagu oma perekonnas ka, mul on 3 väikest last, siis alati proovin nendega ka mingeid korduvaid asju või siis väga erilisi hetki tekitada, et tekiks seda, et see, kui nad mõtlevad tulevikus jõulude peale, et see turvatunne, et siis oli see, mis minu lapsepõlves oli eriline. Ja mul on ka väga palju erilisi hetki. Mul ei olnud küll kristlikud vanemad, aga nad püüdsid ikka luua jõulu siukest magic'ut öeldakse, jõuluimesid hetki mingid, aga üks asi, mis ma arvan, et minu perest on kaasa tulnud, mida ma küll praegult iga jõul ei jõua teha, aga oli väga suur traditsioon oli meie peres see, et meie pere läks jõulude ajal enne õhtusööki, käis surnuaias. Ja see on nii huvitav, kuidas ma mingil hetkel elasin Lõuna-Afrikas ja siis Lõuna-Afrika perele püüdsin selgitada, et me käime jõulude ajal surnuaia, siis nende silmad läksid lihtsalt suureks, nad ei saanud aru,
miks te peaksite surnuaeda minema jõulude, aga eestlase jaoks on see nagu, selles mõttes sa näed, et terve surnuaed on küünaldes ja see on tegelikult hästi eriline traditsioon, et nüüd, kui me oleme rohkem kaasas olnud jõulude ajal koguduses tegemisega, siis ma alati ei ole jõudnud, aga mul on alati see, et ma alati lükkan oma lapsed kaasa, sest mu vanemad ka nüüd tulevad ju jõulude ajal kirikusse, nad küll ütlevad, nad on jõuluusklikud, aga küll me seda parandame varsti. Et siis ma alati lükkan nad alati peale teenistust lähevad siis surnuaeda ja siis ma lükkan oma lapsed ka kaasa, et see traditsioon mõnes mõttes on nagu äge olnud, et see on midagi, mis jääb nagu kuskile meelde, et me ise mõtleme, et see on üks tavaline asi, mis me tegime, aga tegelikult lihtsalt mäletada neid inimesi, kes meie ees läksid, et ma arvan, et see on oluline. Eks see ongi tegelikult võib-olla see, et traditsioonid ju loome meie ise ja meie kultuur mingis mõttes on ju, et see on nii äge tegelikult, kuidas mingi selline meie tüüpiline kultuuritraditsioon võib olla täiesti šokeeriv kuskil mujal, eks ole, et aga võib-olla ma siia juurde küsiski seda, et see kõik see selline traditsioon, mis teil tekkinud on, et käite nii-öelda surnuaias ja kõik, et kas sinule endale on kuidagi sees ka see Jumalaga kuidagi seotud või oled sa kuidagi nagu endale mingi sellise suurema tähenduse sinna lisaks loonud? Otseselt surnuaias käimine ei ole minu jaoks nii väga Jumalaga seotud olnud, aga pigem on see hetk, kui sa lähed nende elavatega sinna surnu. Et pigem on minu jaoks isegi see, nagu see, et me koos mäletame neid inimesi ja need lugusid ja ma arvan, et need lood on need, mis tegelikult nagu on mind puudutanud see, et vanaema, sa rääkisid meie kogudusest, kui kauged minevik sul on, siis mul tuli meelde tegelikult see, et minu vanemad küll ei ole kristlased, aga minu vanaema, kes kasvatas minu ema nii-öelda lapsepõlves, sest mul ei olnud liiga lihtsalt vanavanemad, et siis tema kasvatas minu ema, siis tema käis vahel meie koguduses sellepärast, et neil olid need kurtide kõrvaklapid, ehk siis ta kuulis, kuna ta oli vaegkuulja, siis ta ei kuulnud väga hästi ja siis ta käis siin ja ma arvan, et mu ema kindlasti seda ei tunnistaks, aga ma arvan, et see väike seeme sai seal juba tegelikult mulda pandud, et see Jumala tee on tegelikult palju-palju sügavam, kui me ise oskame arvata. Et see seeme on, ei tea nii. Ja ma päriselt arvan, et külvatud 40 aastat tagasi. Et see vanavanem ja tema õuel käime ka, et siis need lood mu ema alati muutub hästi härdaks, kui ta mida härdaks, aga ta alati jagab neid lugusid, kuidas ikkagi vanaema kasvatas teda ja kuidas need on läinud. Ja ma arvan, nagu see on see, mis loob seda, et ma austan oma ema ka selle sees, et jagada temaga seda kogemust, sest nende jaoks on surnuaias käimine nagu väga oluline. Et see on lihtsalt nagu, kui see vahele peaks jääma, siis nagu kogudus võib vahele, kõik muu võib, aga kui see peaks vahele jääma, siis nagu jõuludel pole mõtetki, ma arvan. Ma arvan, et see on minu jaoks isegi tähtsam, et ma saan nagu oma vanematega või siis oma lapsed saata vahel, et see on nagu hästi oluline minu jaoks, need inimsuhted põhiliselt ikkagi, et see on see, mis Jeesus on kutsunud meid tegema, armastama oma inimesi ümber ja kui see on see viis, kuidas ma saan armastada, siis olgu siis nii. See on väga äge, et tõesti on niisugune teiste jaoks võib-olla veider asi, mida teha perega koos, on ju, et ma mäletan enda lapsepõlvest ka tegelikult, ega ma ei ole kunagi väga selline olnud, kellele väga meeldib see käia surnuaias, aga see on kogu aeg nagu olnud mingi selline asi, et peab käima. Et tegelikult mõnes mõttes see on niisugune hea traditsioon, et pere saab nagu kokku lihtsalt selleks, et minna ja tõesti tegelikult see lugude jutustamine ja kõik see, et see on ju see, mis meie inimesi liidab ja ma ütlesin ka emale, et ma praegult arvatavasti nagu küll mul tuleb see hetk, kui ma hakkan surnuaias käima. et see, ma arvan, see tulebki siis, kui keegi nagu, keda sa nagu tead, keda nii-öelda vanemad ja et kui, ma ütlesin ka, et ma kindlasti tulen sinu laual. Kui see on tobe öelda, aga see, ma arvan, et see on seotud sellega, et need, mul lihtsalt ei ole nii sügavaid suhteid olnud nendega, keda me käime seal praegult küünaldega katmas. See on väga aus, aga Miriam, kuidas sul on selline ajalugu rääkida, et tõesti, kui sa rääkisid oma lugu, siis minul jookseb
pilt silmes nagu film, et tahaks lausa nagu mingit filmi teha sellest, et aga kõige sellest nagu tegelikult suhteliselt raskes ajastus ikkagi, kas sinu lapsepõlvest sa mäletad, olid ka mingid sellised nagu peretraditsioonid või midagi tõesti, kas või sellist asja, et käite surnuaias koos on miski, mis nagu teie pere niimoodi ühendas? Ma lapsepõlves muidugi me pidasime jõulusid, see oli kohe kindel. Ja kuna see küla, kus me elasime, seal oli mitu, no seal Soome perekondasid oli rohkemgi, aga põhiliselt oli meil nagu 3 perekonda ja igal ühel olid lapsed. Nii et me ikka jõulude ajal kogunesime kordamööda siis, kelle juurde siis see parajasti kord oli, kuhu minna ja ma mäletan eriti, nii et jõuluvana meil käis kogu aeg. See oli kohe kindel, et jõuluvana käis ja lastel tuli siis õppida luuletused. Meil oli isegi selline sametkaantega, mustade sametkaantega oli üks kaustik, kus isal olid kirjutatud kõik jõululuuletused ja seal oli talle ära jagatud, et see on Marta oma, see on Mirja oma, Mirja oli mina ja Marta on õde. Ja siis me õppisime muidugi need luuletused pähe ja siis, kui see jõuluvana tuli, siis tuli ikka luuletusi lugeda, kuigi sa kartsid ja nii edasi. Ja et see oli üks traditsioon, et jõuluvana käis, aga ma tahan jutustada siis ühest sellisest jõulust, mis mulle nagu eriti meelde on jäänud. See oli meie kord, kogunesime siis meie kodusse, meil oli väike maja küll, või tähendab, see oli selline paarismaja ja ega seal ruumi suurt ei olnud, üks tuba ja köök oli ja meid oli hästi palju ja jõulukuusk oli ja lapsed ja suured ka ja ootasime siis oma jõuluvana, et millal see jõuluvana tuleb ja uks läks lahti ja tuligi jõuluvana, aga see jõuluvana polnud üldse selline, kes meil tavaliselt käis. Me juba tundsime oma jõuluvana, teadsime, et see on meie jõuluvana. Võõras tuli meile täitsa. Ja see jõuluvana ei tulnud üksinda, vaid tal oli kaasas üks selline huvitav kuju. Ta oli üleni valges, selline pikk, selline torumüts, ka valge müts oli. Ja tema oli siis nagu päkapikk, aga ta oli palju pikem kui jõuluvana esiteks oli. Ja siis see jõuluvana hakkas rääkima, et teate lapsed, et see teie jõuluvana, ta jäi haigeks. Ja saatis mind enda asemel, et te muidu olete väga kurvad, et äkki nüüd jõuluvana ei tulegi ja tema tuli nüüd selle teise jõuluvana asemel ja no kõik läks edasi nagu ikka oli ja saime oma kingid kätte ja need luuletused loetud ja laulud lauldud ja siis see päkapikk, kes oli talle siis nagu obiliseks, see veel õpetas meile ühe sellise huvitava laulu, ma tean, et see laul on nüüd ka olemas. See päkapikk laulis seda laulu, et väike käekene ära kõike katsu saa ja väike jalakene ära igale poole astu saa ja väike silmakene ära ka kõike vaata, et küll su isa taevane, et kus on su lapsuke, no midagi sellised sõnad olid. Ja see päkapikk laulis hästi peenikese häälega, nii peenikese häälega ja ütles meile, et teate lapsed, kui te tahate, et teil oleks ka nii peenike hääl, sööge kriiti. Igatahes see selline nali jäi meelde, et sööge kriiti. Ei, ma kriiti küll ei proovinud süüa, aga see laul jäi meelde, et väike lapsuke näed ära igal pool kõnni, et Jumal ikkagi näeb, et kus sa oled. See oli üks selline jõuluõhtu siis meil, aga see jõuluasi läks meil edasi. Tuli uus aasta, tuli 3 kuningapäev ja me olime jälle koos. Ja siis tuli meil uuesti jõuluvana. See meie tuttav jõuluvana, keda me juba teadsime, tal oli alati selline lambanahast kasukas oli seljas ja karvamüts oli peas ja põsed olid siuksed ja ninapunane ja sinipunane nägu tal oli, et ega me ei tundnud, kes ta tegelikult oli. Ja siis ta ütleski, et tema sai terveks ja ta tahtis ikka tulla oma lapsi vaatama ja tõi jälle meile kingitused, nii et ühel jõuludel meil tuli 2 korda tuli jõuluvana. No see oli see traditsioon siis jõuluajast, aga siis nüüd seda surnuajal käimist, ega ma ka ei mäleta, kui me juba Eestisse tulime, seal Karjalas sellist traditsiooni ei olnud üldse. Kui me siia Eestisse tulime, siis ma ei mäleta algusest, et oleksime niimoodi surnuajal käinud.
aga ma nüüd olen käinud, ma ütlen seda tõesti, et mida vanemaks saad, siis nagu loomulikult lähed. Nüüd on mul seal, vanaema on juba ammu maetud, on isa ja on ema ja on palju teisi seal, et siis kui ma käin surnuajal, siis mul on selline tunne, et ma tunnen siin rohkem inimesi, kui ma oma koguduses, vähemalt ma nägupidi, eks ole, tean, aga ma ei tea nimesid ja ei tunne neid nii palju inimesi, kui ma seal tunnen. Siis ma käin ikka muidugi, panen küünlad põlema ja meenutan siis, et tegelikult on nagu, kui ma käin seal, siis mul on nagu meenub, et vaat see inimene oli selline, tema tegi seda, see oli selline, tema keetis sellist putru. Ehk siis tegelikult käivad ikkagi sellega kaasas ka need lood, mis nendes inimestes oli. See ongi põhiline, mis kaasas käib sellega. Et see oli nagu, see on selline ja see muidugi meil oli, eks koguduses oli ka see advendi aeg, et vaat süüdati küünlad, et üks küünal ja teine küünal ja kolmas küünal ja neljas küünal, et siis olid juba jõululaulud hakkasid peale ja et see oli siis selline ka võib öelda, ongi koguduse traditsioon. Koguduse traditsioon ja siis koguduses oli ka siis jõuluõhtu ja kingitusi sai ja et see oli ka täitsa olemas, jah. Aga kui me räägime jõuludest kui sellest, milline kuvand jõuludel on, siis jõulud on tegelikult tänaseks kuidagi väga kommertslikuks muutunud, seda küll, jah. Et kõik see jõuluvana, kõik need asjade ostmised, et selle tähendus on täna tegelikult hästi palju muutunud. Siis ma küsikski võib-olla, et kuidas teie enda südames hoiate jõule selliselt, et tegelikult selle keskmes oleks ikkagi Jeesus Kristus, kellest me tahame jõuludel rohkem rääkida, kellele me tahame rohkem tähelepanu pöörata, et võib-olla vaada natuke seda, et kuidas teil nagu tema siis traditsioonidesse põimutud on? Mina võin seda öelda, et oma südames, ega mina neid kingitusi ja nii edasi, ega need mulle nagu nii väga tähtsad pole kunagi olnud. Muidugi nüüd, kui on, eks ole, õel on lapsed ja nii edasi, et ikka sa teed, eks ole, teistele teed kingitusi, aga saan ise ka, aga eks ma rohkem ikkagi nagu tõesti seda jõululapsest rõõmustan rohkem kui millestki muust ja koguduse hulgas olemisest ja see on nagu see tähtis. Ja muidugi vaata, et mul on nüüd niimoodi juhtunud, et mul on siis nagu detsembrikuus on 2 sünnipäeva, siis kui mina ise sündisin ja siis kui mina sain Jumala lapseks, et 2 sünnipäeva on mul jõulukuus. Et üks on 13 detsember ja teine on 25 detsember. Väga ilus. Ja minu jaoks on hästi oluline see just Jeesuse kesksus ka, kuigi ma olen hästi, eelmist podcasti kuulasin, siis seal vist räägiti, et kuidas need muinasjutud pole üldse teema, siis minu jaoks on muinasjutud hästi suur teema, et ma just on see, mitte et vastanduda, aga lihtsalt, et näidatagi, kui palju erinevaid inimesi meie koguduses tegelikult käib, et kõik need muinasjutud ja päkapikud ja need lood tegelikult on nii tähtsad laste jaoks, et ma näen ka loova inimesena näen seda, et need lood kuidagi aitavad meil mõista vahel Jumalat hoopis teistmoodi ja see on üks põhjus, miks ma proovin enda peres praegult siis teha hästi keskseks seda Jeesuse sünnilugu ja me teeme hästi palju erinevaid asju, nagu erinevas vanuses me oleme teinud hästi palju erinevaid asju, aga ma olen proovinud seda kõigi traditsioonide keskmeks, olengi proovinud luua seda lugu, et kui me täitsa pisikesed lapsed olid, siis meil oli traditsioon teha erinevaid videosid. Me küll tegime nagu siia kirikusse ka videosid, aga me tegime vahel ka lihtsalt videosid, kus me lapsed siis peale lugesid multikatele või siis lugesid, siis me mängisime seda lugu läbi ja nüüd meil on iga jõul traditsioon vaadata kõiki neid lugusid, mis me oleme teinud aastatega ja neid on hästi palju juba ja see on laste lemmikosa, kui nad saavad vaadata neid lugusid, kus nad ise on beebid, nad mängivad, nad räägivad nii naljakalt ja see on lihtsalt nii eriline aeg meie jaoks, et meil nii meeldib seda teha ja vaadata ja siis Taavi, mu abikaasa ka alati ütleb, et see on nii tore, et sa ikkagi võtsid selle aja nagu siis, kui see, sel hetkel ei tundu see aeg nagu, et seda oleks väga palju, kui sul väiksed lapsed ja sa oled vabatahtlik koguduses, sa käid tööl ka veel ja siis ma alati kuidagi ikkagi võtsime selle aja ja tegime need videod ja siis nüüd vaadata ka neid on nagu üliäge, et see on üks asi, mis me oleme teinud ja siis üks asi, mis me teeme iga jõulude ajal on see, et me kuskilt äkki Kaltsukast või kuskilt sain piiparkoogi vormid, mis on nagu Jeesuse selle loo või see nativity siin, see laudatseen nii-öelda siis, seal on nagu see laud ja siis seal on kõik need tegelased ja siis
siis me proovime niimoodi teha, et me iga jõulud teeme piparkooke, selle piparkooki mitte majakesse, vaid me teemegi nagu selle lauda nii-öelda, et alguses olid need targad hästi koledad. Nad lähevad iga aastaga natuke ilusamaks, muutuvad nagu see glasuuritamine nagu muutub lihtsamaks, et need lambaid oli seal hästi, noh, ühesõnaga kogu see tseen on seal olemas, see Jeesus seal hälli sees ja et siis, aga iga kord, kui see sinna klaverile või kuhugi sai seatud, siis kuidagi kiiresti vähenesid need piparkoogid. Küsivad, kas kaua nad seisid seal? Nad ei küsinud väga kaua, see mingil hetkel vaatad majast on tükk ära, aga lihtsalt see, nagu see loo keskseks toomine on minu jaoks hästi-hästi tähtis olnud, et ma usun, et traditsioonidega on ka see, et, noh, et see natukene võib muutuda ajas, kui lapsed saavad vanemaks või kui sul ei olegi lapsi või kui sa oled lihtsalt oma perega, aga ma arvan, et neid peab ikkagi looma selleks juba, et lastel tegiks neid mälestusi või noh, neid erilisi hetki, et enne tänast podcasti kuulasin ühte raamatut, mida ma kunagi kuulasin, kui ma lapsed sain. Ma mõtlesin, ma korraks kuulan üle selle. See on Jessica Smart on ta Memory Making Mom. Ja see on hästi-hästi äge raamat. Ma täna kuulasin seda ja nutsin nii hullusti. Üks koht kõnetas mind, aga siis mu mees istus teisel pool lauda, siis mis sul juhtus? Ma kohe lasen sulle. See kuidagi kõnetas minu jaoks nagu nii eriliselt. Ma võin teile ka rääkida siis, mis ta rääkis. Aga see räägib hästi palju jõulutraditsioonidest ka nende loomisest, et vahel see tundub nagu siukene, nagu ma ei jõua või ma ei jaksa aga see ei pea olema mingi keeruline traditsioon, mis sa niikuinii teed piparkooke, tee siis nüüd juba see laudakujuga või loo sellest mingi tähendus, eks ole. Ja seal rääkis ka, et tegelikult need lapsed, kui sul on lapsed, et nad on meiega ainult 18 aastat, noh, see on niimoodi täiesti meiega, isegi see on niimoodi, et vahel nad kasvavad kiiremini suureks ja et sul on tegelikult 18 jõulu iga lapsega. Meil selle 9-aastase lapsega on nüüd ainult 9 jõulu veel. Ja siis sa mõtled, on ainult 9 jõulu Jetroga. Mul on ainult selles ma saan aru, et see traditsioon, aga just see lapseea traditsioonid, täitsa lapseea traditsioon on mul võib-olla 3 jõulu veel. Sest siis ta on juba teismeline ja see on hoopis teine aeg, vaata. Et tegelikult neid süksi traditsiooni loomise perega seda aega on tegelikult nii vähe. Et sellisel viisil, kui nad veel lapsed on. Et ma nagu julgustan kõiki, et nad kuidagi luua seda tähendust, eriti kui sa oled usklikust perest, et seda tähendust, et kes selle kese on ka, et tegelikult lapsed hindavad seda nii väga, mitte ainult neid kingitusi, muidugi kingitused on laste jaoks üks tähtsamaid asju jõule teha, aga isegi seda sa saad luua kuidagi selliselt, et see tooks au Jumalale, et ma arvan, et see on niisugune eriline aeg, väga-väga eriline aeg, kus nii-öelda luua. Nii tore, eriti kui need väiksed käivad sealt niimoodi neid piparkooke noppimas, siis on maja muudkui ka väiksemaks jääb, et ka omamoodi traditsioon lastel. Mirjam, kas sa tahad ka äkki jagada, kuidas sinul võib-olla traditsioonid tänases päevas on, et mil viisil võib-olla ajas need muutunud, et kui vanasti sul käis lapsena jõuluvana ja kõik see, et kuidas täna on? Jah, ma jõuluvana uskusin ka päris kaua aega, ma ütlen, et vist et 10-aastaseni ma uskusin, et ta on olemas, sest ma teadsin, et ta seal Lapimaal elab ja ta tuleb sealt põhjapõtradega, no kuule, kellad ka olid helisesid, kui Karjalas oli ju lund palju, kuidas selle jõuluvana sealt tuli siis, et ma kohe uskusin seda, noh muidugi see kõik oli lapseusk. Aga tänased traditsioonid, et kui ma nüüd olen, eks ole, üksinda, no esimene muidugi, et ootan siis külalisi muidugi, et õetütar Kaia on ikka käinud enne jõule oma lastega ja siis mul on pakid valmis ja tulevad ka 3 tükki ja otsivad, et kust need kingitused on. ja siis tavaliselt jah, jõululaupäeval siis ma käin ka surnuajal, viin siis küünlad oma omaste haudade peale ja siis tulen siia koguduse hulka. Ja siis järgmisel päeval, jõulupäeval, siis ootan jälle külalisi ja aga sellel jõuludel siis me vist vähemalt niisugune plaan on, ma sõidan siis Tallinnasse, seal tuleb siis meie pere tuleb siis kokku, õde tuleb ja õelapsed ja kõik ja siis peame seal jõulusid.
Väga ka tore, peales, et ikkagi nagu ajas on muutunud, et No jõuluvana vist täna enam ei usu, aga need Ja, traditsioonid tegelikult ja ikkagi seda on, küll, ja et seda küll, kui aga see jõuluvana on, kaob, siis Jeesus jääb ikka. ja see ongi, vaata, ja see ongi, ja ainult, et jah, et see tõesti see, et neid pakke on nii palju ja lapsed ruttu-ruttu pakid lahti, et kuidagi liiga palju on seda kõike, et aga see on nii hea, et sa selle välja tood, sest tegelikult ma tahtsingi teie käest ka küsida seda, et kuidagi meil jõulud on muutunud väga kiireks. Kui ma mäletan lapsepõlves tegelikult oli jõul ikkagi selline aeglane, võib-olla see, et ma olin ise laps ka, eks ole. Aga see, jah, et see tempo oli tegelikult tundus teine, et kuidas teie säilidate iseendas selle jumala kesksuse jõulude ajal, kui tegelikult ümber on täielik kaos. Sa ei saa poodigi minna ilma kaoseta tegelikult jõulude perioodil. Et Maria, kuidas sina eriti pereemana, et kuidas sa selles nii-öelda ellu jääd? Midagi. Jumala abiga kuule. Peale jõule puhken. Ei, tegelikult meil on jõulud ja jõulud on nagu erinevad alati, sest me hetkel on olnud ülimitu jõulu selliseid, kus me ehitame ka veel nagu tagatipuks, et ühesõnaga jõulud ja jõulud on väga erinevad. Aga jään ikka ellu. Ma arvan, et minu jaoks on need hetked võib-olla need, kui me vaatamegi lastega neid videosid ja seda lugu nii-öelda läbi räägime. Me alati loeme ka piiblist seda lugu nii-öelda algusest lõpuni lastele läbi, et see ei ole lihtsalt nii, et me teeme üks asi veel, üks traditsioon, mida me teeme alati jõulude ajal, on see, et me toome kõik oma piiblid, mis me kodust leiame ja kõik jõuluteemalised raamatud, kõik väiksed nagu, mis vähegi on nagu kristlikud ja siis me teeme piiblinäituse ja jõuluraamatute näituse ja siis tegelikult on see hästi äge sellepärast, et lastel on, ma teen seda tavapäevadel ka tihtipeale, et nii kui sa paned nähtavale kohale raamatud, siis lapsed hästi sujuvalt, hästi loomulikult nagu satuvad raamatut nagu sirvima ka, et sellepärast me toome hästi kesksesse selle piibliga sel hetkel just laste jaoks ka, et see on see sõnum, mis on meie jaoks tähtis siin kodus, et jõulude ajal kuidagi eriti proovime nagu nii-öelda füüsiliselt selle nagu panna sinna põrandate keskele ja nii, et siis hästi loomulikult tuleb see sirvimine lastel ka, nii kui see on nähtavas kohas, nii kui see on kuskil raamatus, kuskil taustal kuskil ära, siis sa pead seda otsima, eks ole. Et see on, ja ma ise võib-olla, ma kuulan hästi palju raamatuid ja podcast'e, et see on see, mis mina võib-olla jõulude ajal ka niimoodi proovin siis rahulikuks ja ma proovin jõuda mõnele kontsertile, mis tore on, kui on kristlik kontsert. Need on hästi kõnekad, minu jaoks alati muusika üldse on hästi kõnekas ja seepärast mulle väga meeldivad karmeliteenistused. Ma arvan, ma ei lähe kunagi jõuluteenistuselt ära, nii et ma ei oleks nagu täidetud saanud, sest see on kuidagi nii eriline näha eriti neid inimesi, kes võib-olla tavapärast isegi ei tule, et sa saad nagu teenida neid ühest küljest, aga samas ma ei nagu tunne, et ma alati see on kuidagi ise hästi teenitud nendest jõuluteenistusest, see muusika on alati äge ja siis on see, et me alati, kuna mu pere on see ainukene pühapäev, kus ta käib, siis minu jaoks on see juba eriline, et me pärast läheme alati nende juurde sööma, sest mu ema on katnud hästi suure laua kõik, see on nagu see jõululaud, mida sa ette kujutad, et seapraad ja kartul ja kõik magusad, et nüüd täiskasvanuna ma ütlen emale, et ma toon magustoidu, palun, et ma tahan midagi nagu anda ka, et siis tema, siis me arutame vahel, seal nad kommenteerivad, et tavaliselt kommenteerivad, miks Irina seekord ei laulnud. Sest neile väga meeldib, kuidas Irka laulab, et mis on nagu armas, siis on jäänud kuidagi nende jaoks, et kuna nad käivad ainult üks kord aastas teenistusel, siis nad ootaks, et Irka laulaks nüüd, siis see on meie traditsioon. Aga ta laulab väga ilusasti ka ja nad on suured fännid. Et see on üks asi, mida me alati arutame, et kes kuidas jutlustas. See on huvitav kuulata siis nagu inimestelt, kes muidu nii-öelda nüüd nad on juba kogenumad, nüüd nad juba kuulavad iga pühapäev, et see on üks eriline osa minu jaoks, et kuidagi tuua seda kesksust sinna. See kõnetab mind alati väga, et
see on nii äge jah, sest tegelikult sa ise kiirgad välja seda Jumala sõna iseendast nii oma perele kui ka oma nii-öelda vanematele, et see on tõesti, nagu sa ütlesid, et see iva on juba istutatud ja nagu näha, siis see iga aastaga järjest kasvab, et läbi nende sihukeste ägedate traditsioonide võib-olla ongi võimalik seda iva järjest nagu suuremaks taimeks kasvatada, et nii tänuväärt. Kõik sugulased ju vaatavad ka mu laste lugusid, ma ju panen need üles ja siis kõik sugulased ju teavad väga hästi seda jõulutähendust, mida meie arvame jõuludest. Et proovin seda kuidagi hästi loomulikuks luua meie nagu suhtlusringkonnas ja. Nii vahva. Tore selline pere, ma kuulan kohe, see on tõesti. Aga see on täitsa loomulik, kuule. Kui on usklik pere, no ongi niimoodi, jah. See ongi niimoodi, et noh, kuule. Ja selles mõttes on muidugi raske see kingituste teema, aga ise ka mõtled, et nagu nii palju jama lihtsalt ei taha, nagu lasteaias tuleb jama ja igalt poolt tuleb siukest nagu ei tahaks, et lastel tegiks see, et noh, see ongi siukene kommerts ja siuke, et ma lihtsalt saangi kingitusi ja seepärast sa proovidki seda tähendust sinna taha luua, et isegi need kingitused kuidagi alati proovime mingi raamatu kinkida või noh, et läbi mõelda need kingitused, et need ei oleks lihtsalt siuksed, et täidaks seda tühja ämbrit kogu aeg, et tahaks veel ja veel ja veel, et pigem kuidagi kinkida midagi, mida sa saad siis perega koos teha ja mingid sellised asju. Ilus, aga see ongi võib-olla see, et see loob nii suure väärtuse juba ja tegelikult kandub lastesse ju edasi, et see on see, et istutad selle väikse traditsiooni seemnekese, mis võib-olla aastakümnetega veel kandub edasi, et näed, minu emme tegi niimoodi, et ja ma kuskilt, seesama raamat seal rääkis ka, et vahel nagu emad, noh, sa mõtledki, et see aeg on nii kiire ja seal on nii palju asju, mida sa pead tegema ja siis sa tahad seda traditsiooni kõlu, et kuidas ma selle suure laua neile küpsetan, kuidas ma teen neid erilisi, ma jõua isegi seda taigent nagu osta või teha, õnneks mu ema alati teeb taigna meile, siis ma selle saan tema käest, aga lihtsalt vahel sa mõtled, et noh, nii kiire on, et kuidas sa veel jõuad mingit see tekitab pigem stressi veel juurde, aga siis seal raamatus ka nii vahvasti nagu räägib, et tegelikult vahel mingid sellised, mis tegelikult meelde jäävad, ei võtagi väga palju sult, et meil oli mitmed aastad, kui meil veel lapsi polnud Taaviga, siis me teenisime hästi palju, siis tavaliselt olid jõulupäevad olid hästi täis ja ennem seda me tegime proovi ja noh, ühesõnaga oli hästi tempokas ja siis me ei jõudnud kuidagi teha süüa, noh, lihtsalt ei jõudnud ja siis meil mitu korda sellel jõulude hommikul me tegime sellise traditsiooni, et me läksime burgerit sööma, aga see on siiamaani meeles kuidagi, selles mõttes ei olnud midagi sellist, mida me oleks pidanud, noh, ma ei pidanud stressama selle pärast ja ma ei pidanud nagu kannatama, aga see on see, mis jäi mulle meelde, et me istusime koos ja me sõime burgerit, et see oli sel hetkel jõuluburger, et see ei pidanudki olema midagi sellist, millega me super palju vaeva näeme, aga see oli midagi, mida me tegime koos ja see ongi just traditsioonide mõte, et me teeme midagi koos, me oleme kohal sel hetkel, et see oli see, mis nagu vahel ikka naerame, et me nüüd enam ei käi burgerit ostas, peame nii palju burgerit ostma, siis kui me läheme burgerit ostma, et ei jõua enam kogu aeg burgerit osta. Aga see on nii äge, jah, see on ikkagi see miski, mis on sul südames ja tõesti kannab sind läbi elu. Ja see jäi kuskile mälestustesse, see oli teistmoodi, eks, et julgustan inimesi, et looge neid teistmoodi hetki, et mõned hetked ei maksa üldse nii palju või ei võta sult nii palju, aga lihtsalt, et sa korraks võtad aja ja oled kellegi koos, et see ongi hästi tähtis. Ma tean, et Tomil ja Tuulil, ma ei tea, kas ma tohin seda rääkida, aga ma arvan, neil on kombeks teha nagu üks kingitus ühele suvalisele perele või niimoodi nii-öelda nagu teha nagu väljapoole, et nad ise üksteisele ei tee kingitusi nagu nii-öelda ja siis see mind alati nagu kõnetab, see on nii armas kuidagi, et sa nagu võtad selle aja, et me üksteisele ei tee, aga me võtame selle raha ja paneme ja siis nad teevad, üks aasta nad tegid meile niimoodi, et see teistmoodi, nüüd siis nad teevad niimoodi, et see on ka üks asi, mis ma arvan on siuke äge traditsioon meile võiks nagu üle võtta, et kui lapsed juba ka teadlikumad on, et miks me kingime, et mis me teeme. Nii toredad jagamised, et tõesti võibki öelda, et traditsioon on midagi, mis käibki läbi südame, et tegelikult nii nagu Jeesus õpetas meid inimesi armastama ja andma ja tõesti siis
võikski võrrelda seda selle sõna traditsiooni, et kui me paneme selle Jumala võtmesse, siis tegelikult see ongi läbi südame tegude tegemine, eks, et nii tore, et te nagu olite nõus enda elusid niimoodi jagama, aga ma siia lõpetuseks võib-olla küsikski, et mis võiks olla midagi, mida teie soovitate või mingi selline hea mõte, mida siit kaasa lõpetuseks anda inimesele, kes võib-olla on alles alustamas oma kristluse teekonda, et ta ei ole veel võib-olla jõudnud kogudusse kuskile, ei tunne neid inimesi, et kuidas võiks üldse sellist teekonda alustada või mis võiks olla see siuke pisike iva, mida nendele inimestele kaasa anda? Ma kohe ei oska seda öelda, aga ma mõtlen seda, et ehk jõulude ajal midagi inimesteni ikka jõuab, äkki ikka tekib nagu selline huvi, et mis asi see need jõulud on, et miks nüüd inimesed nagu seda pühitsevad, et võib-olla selle kaudu kuidagi, kuna tänapäeval on nii palju saada seal informatsiooni, et ikka selle kaudu nad saavad ka teada, aga teisest küljest muidugi, et äkki ikka tutvusringkonnas on mõni usklik inimene, küsi tema käest. Lihtsalt siiralt. Ja ma usun, et igaüks juhatab ja aitab ja seda küll, aga ma ei ole ju väga kursis tänapäeva selle igasuguse tehnikaga, ma ütlen alati, et ma olen suure digipuudega, et kardan neid ekraane ja igasuguseid muid asju, et mina tahan ainult konkreetselt, mis on mul peos, seda mina näen, mis ma kuulen, seda ma kuulen, et seda maailma nagu ma eriti ei tea ega ei hoomagi ja olen nagu väga palju olen sellepärast tegelikult palunud, et kuna see digimaailm on tegelikult mõnes mõttes väga ohtlik ja seal on nii palju kiusatusi, et iga kord ikka palun, et kallis taevanisa, hoia sina noori, hoia sina lapsi. Et mina nendest asjadest aru ei saa, aga ma lihtsalt tunnetan, et seal on seda vaimsust, et see ei ole õige vaimsus, et kuidagi et Jumal paneks nende ümber sellise kaitsemüüri ja palvetan ka sellepärast, et Jumal aitaks ka kõiki nende laste juhte ja õpetajaid ja usklikke õpetajaid koolis, et seal on ka ju seda nii palju seda kiusatust, et ma lihtsalt ei kujuta ette, eks ole, et ma olen nagu teisest põlvkonnast ja kasvanud sellisel ajal, kui ütleme, et valge oli valge ja must oli must, aga nüüd on vahepealne selline, et sa ei tea, kas on see või teine, et sa pead nagu tunnetama oma vaimus, et kas see on nüüd, missugune vaimsus see on, et kas see on nüüd Jumala poolt või on see kurjalt poolt tulnud, et mul on natuke nagu kahju tänapäeva lastest, aga samal ajal ma saan aru, et muidugi maailm läheb edasi ja nii edasi ja küll Jumal siis saab ka nemad kätte ja kasutab teisi vahendeid, mida mina ei mõista, et küll Jumal neid kasutab ja muidugi kõigepealt olen tänulik sellepärast, et siiski Eestimaal on usuvabadus. On usuvabadus, sest ma natuke olen kogenud seda, mis oli Vene ajal, eks ole, aga siiski oli hea, et oli olemas kogudus ja kui sa olid koguduse keskel, sa olid nagu hoitud kõige sellise teise mõju alt. Ja Jumal päästis siis ka inimesi ja kõik oli korras. Selles mõttes ja. Väga ilus ja tõesti nii sükene siiras näha, et sa nagu tõesti südamest tood need palved esile Jumala, et tõenäoliselt ongi see, et see aeg on lihtsalt nii palju muutunud, samamoodi traditsioonid on väga tugevalt muutunud ja natuke on võib-olla hirm selles, et teatud traditsioonid, mis on väga olulised, võib-olla ongi kadumas täna, et meie täiskasvanutena ilmselt saamegi lastele nii-öelda seda väärtust edasi anda ja tõesti seda sõna nagu edasi liigutada, et jah, ja sama ka nende uute kristlastega, eks ole, et ongi see julguse samm lihtsalt, et kui sa tunned, et miski südames kripeldab, eks ole, siis tõesti teha see samm ja võib-olla pöörduda kellegi poole. Jah, ma isegi võib-olla julgustaks mitte neid, kes otsivad,
aga neid, kes on kristlased, Just, et kutsu keegi külla, kes otsib võib-olla või on otsimas või on just tulnud Jumala juurde, et tegelikult see külla kutsumine, see on see, mis nagu liidab inimesi, et see oma kodu avamine, ma saan aru, et see on väga keeruline, aga tegelikult see on see, mis avab väga palju luuke, et miks muidu Jeesus käis inimeste juures ja leiba murdis ja kõik tähtsamad koosolekud toimusid kuskil kellelgi külas, et kõik tervendamised, väga paljud tervendamised olid kellegi kodus, kus lasti veel inimesi alla või Sakkeuse juures, kus ta oli külas ja toimusid väga tähtsad nagu, et tegelikult see külas käimine on hästi-hästi, see on see, mis loob suhteid lõpuks, et ja seal on see, kus sa saad küsida hästi palju küsimusi ka niimoodi, et ausalt ja ilma nii-öelda kiriku müürideta, kuigi meil, ma arvan, ei ole seda ohtu, et meil kirikus ei vastata nendele küsimustele. Et vastatakse koguduses ka, et aga ma julgustan kristlasi, et kutsuge neid inimesi endale külla. See on väga ilus mõte siia lõppu ja ma tõesti väga-väga südamest tänan teid, et te leidsid selle aja siia tulla minuga vestlema ja traditsioonid on tegelikult selline oluline teema, millest rääkida ja just meie laste võtmes võib-olla tõesti, et ikkagi liiguksime natuke nendest nutiasjadest ka eemale ja tõesti võib-olla väärtustaksime pere ja Jeesust kõige selle keskel, et jõulud on selline särav ja tore aeg, aga kõik, mis selle keskmes on ka ikkagi väga oluline ja tõesti siiras tänu teile, et te tulite. Ja suur aitäh teile ka kuulajad, et loodan, et saite siit kaasa endale mingi sellise väikese mõtte, tõesti selle iva või seemne, mida siis endasse istutada ja mida kasvama panna ja kui teile see lugu meeldis, siis jagage seda ka sõpradega ja kui teile pakub ka edaspidi huvi, siis pange meile üks like ja väike subscribe. Aitäh teile kuulamast!